Ma hakkasin treenima poolmaratoniks. Kõik ajab mind närvi. Pikk haul ja juttu vestmine teile siia. Ma sain oma esimese vigastuse. Dream last night. Did everything I never do in real life. I stepped into a room, told everyone to be quiet, cause I had something to say. Blew everybody away, wear whatever I want. Dressed in a gown, everybody's like, why are you going nowhere special? Just going to the store. I think I'd have it all, tell you I have even more. Picking a plate, being a plate, she is on a rollie. Never seen her like this. Tere hommikust! Sain teid sinna rooli taha, et ma lihtsalt ei jaksa käes hoida, aga alustame seda vlogi siis selle faktiga. Aga tere tulemast siis tagasi minu YouTube'i kanalile ja ma tahan teieni tuua seekord ühe üsnagi tavalise esmaspäevast pühapäevani nädala vlogi, mida ma pole üli ammu teinud. Kindlasti mitte ka uuel töökohal nagu olles, et ja kui ma ütlen tavaline, siis ma tahaks öelda, et ühesõnaga ma olen natuke nagu konfliktis endaga, et ühelt poolt see võib-olla ei ole kõige tavalisem nädal, aga samas teades ennast ja seda, milline korraldaja, askeldaja ma olen, siis see on vägagi tavaline nädal, kus kõik tööpäeva õhtud on peaaegu fully booked. Et mul on iga õhtu midagi peale tööd. Ja lisaks sellele ma tegin täna hommikul trenni ka, et võtan teid oma trennimaailmaga ja miks ma mida teen, võtan ka kaasa, sellest natukene hiljem. Ma täna hommikul tegin trenni, aga ma unustasin, nagu no pic, no proof on ju, ma unustasin klippe teha, sest ma unustasin ära, ma olin hommikul nii tudune, et ma unustasin ära, et ma tahtsin hakata vlogima. Siis ma trenni lõpus olin mingi okei, siis ei ole teile klippi näidata, aga ma ausõna tegin täna, tegelikult see oli kogu kehatrenn, et süke alakeha, ülakeha koos hommikul siis kodus toas, et mitte jooksmas. Aga jah, sellest hiljem. Praegu on esmaspäev, ma olen juba kontori juures ja lähengi teen tööpäeva ära, võtan teid kaasa ja lähme selle vlogiga peale. Ja näha oli sellest eelmisest klipist, et ma pole üliammu vloginud, sest et ma ei teadnud, kuhu vaadata. Sõin just lõunat. Mul on eile tegin pühapäeval siis suure food prep'i, tegin pasta bologneset, tegin ühte kanakastet ahjukartuliga ja siis vahepalaks jogurtikausse, et toidu tegemist siia vlogi üldse ei jää, tõenäoliselt sellepärast, et mul on kõik ette prepitud. Ja siis lihtsalt, kuna ma editisin 2,5 tundi riilse, siis ma tundsin, et ma istusin seal kuubikus ja mul lihtsalt nagu ja siis nüüd söönud ka ja ma olen lihtsalt täiesti kutupiilu ja õues on täielik kevad praegu. Ma tean, et järgnevad mingi paari päeva pärast on jälle külm ja ma ei tea, kes teeb, äkki tuleb lumi jälle maha, which is fine, aga lihtsalt, et praegu tulin jalutama, et korra 15 minutit ennast tuulutada ja natukenegi seda ilma nautida, sest et tööpäeva lõpus ikkagi pigem läheb ruttu pimedaks ja mul on õhtul veel toimetamisi ka, et ongi õhtul lähen koju, siis jalutan Ruubiga, söön õhtust ja ma lähen õhtul koori, ma ei ole sellest, võib-olla Instas äkki olen, aga ma hakkasin emmega koos kooris käima, siuke tore tegevus, mida koos emmega teha ja läheme laulupeole kõigi eelduste kohaselt, kui me kõikidest voorudest läbi saame kenasti. Et see on tänane plaan. Nii et ma arvan, et ma räägin teiega uuesti homme.
Kas you wanna bed? Istu ilusti. Oota. Ma olen lihtsalt täiesti kutu tänasest teisipäevasest tööpäevast. Ma näen välja ka selline, et viimased 2 ajurakku tahavad kohvi. Aga ma mõtlesin korra tulla rääkida, mis tänane plaan on. Tööpäev oli väga intensiivne. Tulin bussiga koju. Õues on täna räme külm. Eile oli kevad, täna on talv. Ja see on ka põhjus, miks ma olen siuke veits nagu siuke nagu ma olen. Juuksed on ka muidugi natukene shitased, aga seda annab parandada kuivšampooniga, sest et täna õhtul mul on vaja veel touch-upida kuidagi ja siis me läheme kella 7 Martiniga Von Krahli Michael Mayo kontserdile. Et mul tööalaselt on lihtsalt, me teeme Jazzkaarega koostööd ja ma sain piletid meile või kutsed ja me läheme sinna kontserdile. Eelmine aasta me käisime Lady Blackbirdi kuulamas, see oli ka mega äge. Ja nüüd siis Michael Mayo ja tõenäoliselt kevade poole, kui ma füüsiliselt töö kõrvalt nagu jaksan, siis me läheme tõenäoliselt veel üht-teist kuulama. Vot, nii et seda tahtsin tulla jagama. See on tegelikult osa siis ka date teist, et meil tuleb nädalavahetusel Martiniga ka date day. Appi, ma olen täiesti kapsas. Te teate küll seda, et me teeme ju iga kuu korda mööda üksteisele date'e. Ma korraldan Martinile date'i laupäeval, aga ta teab, et ka täna õhtune on nagu osa siis minu korraldatud date'ist. Lihtsalt kasutan oma hüvesid ja viin meid kultuuri kogema ja mu arust on väga tore. Aga senikaua, kuni ma veel kodus olen, ma peaksin riided vahetama, sest et me käisime just Ruubiga õues ja ta tegelikult tahab hirmsasti kaisutada, aga ma otseselt ei pesnud ta käppasid, ma lihtsalt kuivatasin selle rätikuga, aga ma tean, et õues on liivane ja mudane praegu, nii et I have to change, sest et muidu ma ei saa selle outfitiga õhtul kontserdile minna. Ja need viimast 2 ajurakku vajavad ka kohvi. Nii et seda me teeme. Ma näen täiesti õudukas välja, aga kohvi. Nüüd tule. Kuidas sul täna nüüd Mis läks hästi? Mis läks hästi? Aha, pai veel. Kuhu kadus pai? Kalli. Oh, just friends. The second is honor and happiness waits. Love. Tere hommikust! Nagu on näha, siis minul on jälle talvejope väljas. Käes on kolmapäev ja traditsiooniliselt me jätkuvalt sööme iga kolmapäev kala. Ehk siis meie jaoks on see kalakolmapäev. Ja eilsest kontserdist. No see oli ikka nagu uskumatu vokaal, mis ühel inimesel võib olla. Et su hääl on nagu et see oli minu jaoks defineeris seda, et hääl on kellegi pill, instrument. Et see oli tõesti mega lahe. Ma olin eile õhtul lihtsalt nii väsinud tööpäevast ja mul hakkas selg valutama, sest meil oligi seisusaal. Aga muidu oli see täiesti fantastiline. Martin ütles ka, Martin muidu ei kuula absoluutselt džässi väga. Ja lihtsalt ka tema ütles, et nice, et võtta teinegi kord mind kaasa, et see on tore. Ja täna on tavaline tööpäev ja siis mul on tööpäeva lõpupoole üks appointment ja siis ma tulen koju ja loodetavasti saan jooksma minna
muidugi ilm on mega külm ja tõotab lund tulla, aga ma loodan, et ma saan siiski ära joostud. Ja sealt tuleb Martin. Tere hommikust! Tere! Igal juhul me sõidame nüüd tööle. Meil on kiire. On kiire ju. Me hiljaks jäänud. Miks me hiljaks oleme jäänud? Me lobiseme hommikuti liiga palju. Sest meile meeldib suhelda oma vahel. Õudne. Hirmus. Kes viitsib hommikuti suhelda? Mina! Igal juhul tööpäev ja siis suhtleme õhtul. Hola! Tööpäev on tehtud ja Ruubi jalutatud, söök antud ja nüüd ma hakkan sooja tegema, et jooksma minna ja õues on räigelt külm. Mul on soojapesupüksid, mingid vanad dressipüksid, mis mulle jalga veel lähevad, soojapesupluus, lofa, pusa ja siia peale ma panen veel kileka, et tuule eest natuke kaitsta. Siis mul on see, teate küll, sukk või mis iganes sa selle kohta ütled. Ja lähen 5–6 kilomeetrit jooksma 116–135 pulsiga. Praegu teen sooja natukene toas ja siis lähen. Ma tegelikult tahtsingi sellest siin YouTube'is ka rääkida. Mul lihtsalt on super kiire, sellepärast ma multitaskin. I am so sorry. Aga ma hakkasin juba appi. Ütlen nüüd see välja. Ma hakkasin treenima poolmaratoniks. Ja see soov tuli mul juba tegelikult eelmine aasta. Ma hakkasin eelmine aasta jooksmisega nagu tegelema natukene. Ja mulle meeldib see, kuidas, kui ma vanasti nagu vihkasin jooksmist, sest et aeg jäi seisma, siis nüüd ma armastan jooksmist, sest et aeg jääb sellel hetkel seisma. Ja see on nagu minu aeg, on ju. Et see on nagu veider, aga mulle hakkas väga meeldima see ja üldse nagu ma töötan palju paremini. See näeb nii veider välja praegu. Ma teen põlveringe. Aga et minu jaoks nagu töötavad sellised suured eesmärgid ja mingid siis saavutused, kuhu poole ma pürgin kohati paremini kui mingid väiksed eesmärgid. Et nagu selles mõttes, et selle suure eesmärgi nimel ju ka ma teen väikeseid samme, on ju. Et ma liigun sinna suunas väikeste edusammudega, väikeste võitudega. See on ka põhjus, miks ma kunagi seda võitude esmaspäeva on ju Instas tegin, sest et ma nagu nägin ainult neid suuri saavutusi, aga neid väikeseid asju ma ei märganud. Aga ikkagi nagu see mingi suur eesmärk paneb mind tööle. Ja mul on siis teine nädal, mul on võetud personaaltreener Karmen Kaevats, kui keegi soovib, minge vaadake järgi. Ja täna mul just hommikul oli temaga Facebookis Messengeris chatisime ja siis ta nagu ärgitas mind või tõukas mind, et enda kohta öelda jooksja. Et nagu ma oligi mingi, et ma ei ole sportlane, vaata, et ma harrastan lihtsalt. Et aga siis ta oli mingi, et harju ära selle mõttega, et sa oled jooksja. See tundub nii nagu suur vastutus öelda enda kohta jooksja. Inimene, kes ma eelmisel nädalal jooksin 3 korda ja täna on mu 4. jooks sellel aastal. Et nagu siis ma olen mingi, et kes olen ma, et enda kohta öelda jooksja on ju. Et natuke siuke veider, aga ja täiega tahtsin tulla seda ka siia jagama, sellest nagu rääkima, et ongi, ma teen tegelikult siis kokku 5 trenni nädalas. Ma teen jõutrenne kodus Somafiti järgi, 1 alakeha, 1 ülakeha ja siis mul on 3 erinevat jooksu, mis siis Karmen mulle ette kirjutab, et mis distants ja mis pulss või et mis tsoonis ma olen. Et täna ma jooksen 5–6 kilomeetrit madalal pulsil, siis mul on sellel nädalal veel lühem 4-kilomeetriline distants madalal temperatuuril ja siis mul on tempojooks see nädalal temperatuuril, madalal temperatuuril just ütlesin. Ühesõnaga ilmselgelt multitasking ei toimi, aga millest ma rääkisin? Nii, jah, ja tempojooks, mis on siis kõrgemal pulsil.
selline, millega, ühesõnaga me töötame sellega, et ma jaksaksin rohkem, kauem, selliselt see peaks toimima, et lõpuks ma suudaksin joosta ära 21 kilomeetrit niimoodi, et ma ei sure ära, et ma ei saaks infarkti ja et mu lihaskond peaks vastu ja et ma ei jooksiks üle finišijoone sinna Martini käte vahele ja siis peale seda nagu tõstke mind ratastooli, et nii ka päris ei tahaks. Et ma tahaks selle nagu sooritada niimoodi, et ma jään ellu ja ma olen uhke enda üle pärast ja mul on hea olla. Et igatahes lähme, jookseme ära. Täna õhtu on vaba, chillime Martiniga ja räägin teiega võib-olla peale jooksu, võib-olla homme, vaatame. Bye! Ma näen täiesti totakas välja, aga ma loodan, et mitte keegi ei pane tähele ja ma jooksen neist mööda ja nad ei näe mind mitte kunagi enam. Lund hakkas sadama. Pulsiga on täna väga keeruline. Tempo on mega aeglane. Kui eelmine nädal juba jooks tuli enam vähem, siis seekord ma suht longin, et puls püsiks. Ja ka rääkimine ilmselt ei tule kasuks. Nii et ma jooksen edasi. Tere hommikust. Teate, ma ütlen see nädal. Mida rohkem nädala lõpupoole, seda raskemaks läheb ärkamine. Ometigi me läheme iga õhtu kell 9 magama. Meil on kell 5 äratus. Me magame jumala normaalselt. Ma teen trenni, ma söön enam-vähem normaalselt. Ei hakka õhtuti mingi snäkkima šokolaadi või midagi. Et siis see ööune kvaliteeti nagu hullult mõjutaks. Ja lihtsalt hommikuti nagu, täna on 4 päev, ma olen täiesti kränki. Mul ei ole ka tsüklis mingit sellist hetke, kus oleks nagu loogiline, et ma olen kränki. Aga ma lihtsalt see ööuni, siis õues on lumi maas. Võtame lihtsalt hetke selle jaoks, palun. Ma olen peale tööpäeva, ma olen jalakäija, selles mõttes, et juba nagu teist päev või üldse nagu tegelikult meil ongi niimoodi, et Martin toob minu hommikul tööle ja siis ma lähen bussiga koju, aga see tähendab seda, et ma olen nagu teine pool päevast jalakäija. See tähendab seda, et mul on külm, nagu ma pean panema ennast riidesse selliselt, et mul oleks soe ja ma ei leidnud siia outfiti peale mitte midagi normaalset, ilusat ja ma olin lihtsalt nii tige. Ja siis Martin ka nagu ütles lõpuks juba, et pane lihtsalt midagi, siis ma olin mingi, ma ammustan sul pea otsast ära, sest see on minu jaoks oluline. Ma tahan hea välja näha ja siis mul ei ole midagi, mis siia peale sobiks. Ja samas ma tahan, et mul oleks soe. Ma lihtsalt olen täna kränki. Kõik ajab mind närvi. Ja tööd on päris palju. Vastutus on päris suur, ma tahan nagu hästi kõike teha ka, et see ongi nagu, et ma olen ise samal ajal ka mingi perfektsionist, on ju. Et ma teen rohkem, kui minult oodatakse võib-olla. Ja siis ma lihtsalt, ei tea. Et see tänane päev, 4 päev, teeme selle tööpäeva ära. Õhtuks on mul plaanid Karoliiniga, sõbrannaga. Ma veel ei tea, mida me teeme, kus me oleme, aga eks me siis näeme, kus me oleme ja mis me teeme õhtul. Mind ajab see ilm närvi, sellepärast, et ma käisin ju eile jooksmas, eile hakkas lund sadama. Mul on veel 2 jooksu see nädal vaja teha. See lumi võiks ruttu ära minna, sest see oli üks vabandusi, miks ma nagu tükk aega seda kõike edasi lükkasin, sest ma ei tahtnud lumega jooksma minna, sest mul ei ole vee ega lume ega libede kindlaid jooksu jalanõusid. Võib-olla see on mingi loll vabandus lihtsalt, aga ma tõesti, no tui, ma ei taha haigeks jääda ka, aga ma ei taha mingeid takistavaid tegureid, mis hakkavad mu eesmärke segama. Ja see ei ole see koht, et ma otsin mingeid lolle vabandusi, ma lihtsalt üritan endale nagu kinnitada, et see ei ole loll vabandus ju. Lihtsalt ma ei taha selle lumega minna. Pealegi ma olen kevadeks valmis. Saan aru, et see on jälle see content, et eestlane vingub elu üle ja ma olen väga tänulik, meil on kõik super hästi ja meil on 4 aasta aega ja see kõik on tore ja mulle muidu lumi meeldib. Aga mitte siis, kui mina olen valmis sellest lahti laskma. Saan aru, et loodus ei tööta selliselt, aga please. Ma olen täna kränki. Nagu ma olen nii lähedal, et nutma hakata. Ja see on päris elu hetked.
teen see tööpäeva ära, niimoodi, et ma nutma ei hakka. Ja siis näeme õhtul. Umbes 11 ma kirjutasin Martinile, et mul jookseb nina tatti ja ma tegelikult olen aevastanud juba mitu päeva, aga ma nagu kogu aeg, ma aevastan küll, aga nagu tihemini, aga ma ei pööranud sellele eriti tähelepanu, ma ei tahtnud sellele tähelepanu pöörata, mulle ei meeldinud sellele mõelda. Ja siis mul hakkasid silmad siit nurgast juba eile nagu hullud sügelema. Nagu niimoodi ikka, et ma mingi kogu aeg näppisin ja üritad loomulikult mitte näppida, et mitte mingit mustust ka sinna silma nagu läheks. Aga lihtsalt ühesõnaga kirjutasin Martin, et mul on paha olla. Siis Martin oli mingi, et selge, ma tulen lõuna ajal sulle järgi viin su koju, lähed kodukontorisse. Siis ma veel puiklesin talle vastu, olin mingi, et kuule, ei, mul hakkas ikkagi parem. Siis Martin helistas mulle, oli mingi, et ära jaura. Ja tõi mu koju. Me käisime apteegist läbi, ma ostsin Sürtekit, mingisugust ninaspreid, mida apteeker soovitas, et kui nina nagu jookseb tatti. Silmatilkasid ostsin. Apteeker on optimist, apteeker arvab, et mul on lihtsalt allergia. Mul pole mitte kunagi elus varem allergiaid olnud. Apteeker ütles, et ärge olge nii nagu optimistlik selles osas ka, sest et väidetavalt nagu täiskasvanutel võib siis hilisemas elus ka väljenduda allergiaid. Ma ei tea, kas see on nagu hea mõte soovida, et see oleks allergia, sest ka see ei tundu eriti mõnus. Mitte miski sellest ei ole eriti mõnus. Ma tunnen ennast veits nõrgana ja nüüd ma kraadin ennast. Ja üritan oma peas töödelda seda mõtet, et ma ei ole selles süüdi, sest et see on mu esimene nagu mõte, kuhu ma hüppan. Ma nagu esimene sisekõne, kui hakkab mingi haiguse värk tekkima, on ikka see, et mul pole selle jaoks aega, kuidas ma sellel juhtuda lasin, kuidas ma jälle nagu need kohad nagu üle lasin, kus ma oleks pidanud puhkama, miks ma enda keha ei oska kuulata, blablabla. Kuidas ma nüüd trenni teen, mul on oma kava, kuidas ma selles püsin, miks. Ma olen nii seda teist kolmandat, nagu see on minu sisekõne, mis tekib kohe ja see on põhjus tõenäoliselt, miks ma hommikul nii kränki olin. Ja ega mul jätkuvalt ei ole super hea tuju. Nii et nüüd ma joon teed siin arvuti taga ja teen tööd. Mul oligi just lõppes üks meeting. Rohkem mul õnneks miitinguid täna ei ole, lihtsalt olmeasjad, ürituste korraldus ja nii edasi. Toimetan nende asjadega. Ma ei tea, mis minu õhtus saab. Ma tahtsin trenni teha, ma tahtsin sõbrannaga kokku saada, kellel on lasteaia laps. Et nagu, et ma praegu kraadin ennast ja kui mul siin nagu järgneva paari tunni jooksul ei ole märke sellest, et ma ennast paremini tunnen ja et see siiski on äkki lihtsalt allergia, siis ma canceldan. Ei taha. Me no like this. 36,8 oli praegu näites. Mulle endale ei tundu ka, et mul palavikku oleks. Ma räägin, ma nagu tegelikult ei tunne, et surm on ukse taga. Klassik naine, vaata. Et kui mees on haige, siis mees on mingi täiesti, vaata, mingi aga kui naine on nagu mingi surma äärel ja ta veel ei tunne, et ta kohe nagu homme surema hakkab, siis ta jõuab veel 10 asja ära teha. It's me! Marion! Ma tegin ise. Ühesõnaga, mind koolis lapsena nagu tehti kogu aeg seda nalja, et ma olen Super Mario, sest mu nimi on Marion. Ja siis on nagu, it's me, Mario! Ühesõnaga, 36,8, mul ei ole mingit palavikku. Ma ei ole haige, mul ei ole mitte midagi viga. Mul on võib-olla allergia. Millegi vastu? Ei, mul ei ole lume vastu allergia. Ma teen tööd ja vaatame,
siis hiljem, mis toimus. Seis on selline, et ma canceldasin oma plaanid õhtul, sest et olgugi, et ma ei läkasta ja ei tatista, siis ma tunnen ennast kehvasti ja see on lihtsalt kõige targem otsus. Trenni ma ka täna ei tee. Ma juba rääkisin oma treeneriga, et ma lihtsalt nagu see sisekõne siin pea sees on üsna rõve, aga ma ei saa ennast kõige eest kaitsta ja nüüd ma lähen Ruubiga jalutama, siis ma teen õhtusöögiks pelmeene külmutatud köögivilladega, sest et mu food prep on otsas. Vaatan Love is Blindi ja söön jäätist. Sest Martin tõi mulle lohutuseks jäätist. Sest see lahendab kõik mured peaaegu alati. Ja vaatame, mis sellest vlogi lõpus siin nüüd saab. Mul olid nii suured plaanid. Et ma loodan, et laupäeval saame teha oma plaane. Väga-väga loodan. On täiesti lõvilakk. Täielik lõvilakk. Ma filmin selle tagumise kaameraga, siis ma panin endale peegli, et ma näeksin, et kas ma paistan kaamerast välja. Lihtsalt, that's how I do it. Aga täna ma olen selline, käes on reede. Ma viisin just Martini tööle ja tulin autoga tagasi koju ja teen kodukontorit. Mul ongi 15 minuti pärast hakkab meil tegelikult kollektiivne jooga, mida siis iga kuu üks reede vist. Meil on kollektiivne jooga ja ma teen kodukontorit täna. Mis puudutab mu tervist, siis mulle siiski tundub, et mul on mingisugune allergiline reaktsioon, sellepärast, et märkasin täna hommikul üles, mul on täiega fine olla. Ma läksin eile õhtul magama 8:30 ja märkasin täna kell 6, et ma ise nagu tahaks arvata, et tegu ongi mingi allergilise reaktsiooniga ja väikese mingisuguse ülekoormusega võib-olla. Sest et ma ei tea, kas, kui ma siia lähemale tulen, kas te näete, igal juhul mul on siin silma peal nagu siuke mingisugune lööve tekkinud ka, et äkki mul on mingisuguse, või tegelikult ma suht 80% kindlusega tean öelda, et ma arvan, et see, mis siin silma peal on seotud meigi eemaldajaga. Et mul niikuinii hakkasid mingid nahaprobleemid siin külmemate ilmadega järsku pihta. Ja siis ma niikuinii nüüd vahetan oma näohooldustooteid välja praegu. Ja ma ei tea, äkki midagi siiski õitseb ja äkki mul lihtsalt lambist on nüüd allergia ja siis... Sest et jah, ühesõnaga, ma täna tunnen ennast väga hästi, aga ma teen igaks juhuks ikkagi kodukontorit ja et lihtsalt ka lasta. Mul on see, et ma ei lähe kontorisse, mulle meeldib ennast sättida, kui ma lähen kontorisse, aga kui ma kodukontoris olen, siis ma saan lasta nagu oma näonahal puhata. Mul ei ole täna ka mingeid videokõnesid ega miitinguid, et ma saan lasta oma näonahal puhata, ei pane siia meiki, lihtsalt puhastan ja panen kreemi. Päeva vältel ma panen kogu aeg endale silmatilkasid, et mul ei sügeleks ja ma oma näppusid oma silma ei topiks. Pluss ma saan dressides olla, et lihtsalt veits ja teed. Tõenäoliselt ma ikkagi joon täna teed. Kuigi see, jah, ma arvan, on allergiline reaktsioon, siis ma ikkagi joon teed ja joon palju vett, et igasuguseid pisikuid lihtsalt nagu niimoodi teha. Vot. Ja siis ma tahtsin tulla tegelikult rääkima sellest, et mul on väike haul teile Notinost 2 kasti. Üldse mu arust Notino on nagu väga kompaktne ja ühes kohas palju brände, nagu super ilukaubamaja, et sa saad sealt väga palju erinevaid brände, ägedaid brände tellida ühest kohast, võrdlemisi soodsalt, et ma ei tea, mul viimasel ajal väga meeldib Notinost tellida, et ma kuskilt mujalt ei olegi tellinud juba väga-väga ammu aega tagasi. Ja kui mina üldse mingeid kosmeetikatooteid, ma üldiselt ei lähegi väga ostma neid kuskile koha peale või testima, vaid pigem ma tellingi e-poodidest.
sest lihtsalt mingite tuttavate, sõbrannade soovituste järgi olen kellegi juures saanud midagi proovida või siis mul on mingid tooted, mida ma olen aastast aastasse kogu aeg ise kasutanud või siis keegi kuskil mõni sisulooja soovitab ja ma mõtlen, et tahaks proovida või lihtsalt jah, nii edasi, et ma olen siuke e-poest tellija. Nii, ja nüüd mäletate umbes natuke rohkem kui aasta aega tagasi mul tuli välja üks vlog, mis oli siis deitimise vlog, siuke nädal, kus ma deitisin, käisin nagu mitme sõbrannaga deidil ja Martiniga deidil. Ja seal mul oli siis esimene date Monikaga, mu sõbrannaga, kellega siis ongi, tänaseks me oleme üle aasta ja sõbrannad olnud ja tal tuleb märtsi lõpus sünnipäev ja ma teen selle puhul nagu tellisingi Notinas talle kingituse ka. Ja ma korraldan tema pulma suvel. Ma olen peapruut Neitsi ja ma aitan tal seda korraldada. See on lihtsalt nagu nii äge. Ma olen nii elevil. Ja ta tegi mulle lihtsalt nii armsa sõbrapäeva kingituse, et täiesti piinlik on öelda, et mina kinkisin talle šokolaadikarbi ainult. Nii et nüüd ma panustan tema sünnipäeva kingitusse. Väga. Aga ma tahtsin lihtsalt näidata siis seda kingitust, mis tema mulle sõbrapäevaks tegi. Ja no, tegelikult sõbrapäev ja meie siis aastapäev, et me oleme aasta aega sõbrad olnud, on ju. Ja üldse me oleme hästi palju tundnud seda, et kui me veedame koos aega ka tema oma mehega ja siis mina ja Martin, et siis me Martiniga tunneme nagu, et see ei ole nagu lihtsalt sõprus, vaid see on nagu perekond. Et jõulude ajal ka nad olid siin meie juures ja Ruubi ja kõik ja me tegime koos siin süüa ja käisime jõuluturul ja lihtsalt nagu täpselt siuke tunne, et nagu perekond, et te olete rohkem kui sõbrad lihtsalt, et te olete meie perekond. Ja siis siia selle albumi peale ta kirjutas ka Friends are the family we choose for ourselves. Ja siis, ma lihtsalt loen selle teile ette, sellepärast, et kui ma seda ise esimest korda lugesin, siis ma ulgusin nutta. Kallis Joanna, mul on veel väga ehedalt meeles päev, kui me tõesti esimest korda kokku saime. See tunne, nagu sa teaksid inimest juba terve elu. See tunne kestab siiani. Ja see tunne ei kao mitte kuskile. Sõprus ei küsi aega ega kohta. Õige sõprus tuleb su ellu siis, kui selleks on kõige õigem hetk. Olen tänulik, et oled minuga. Olen tänulik, et saan olla sinuga mina ise. Olen selle aasta jooksul kasvanud ja õppinud ennast tundma läbi sinu. Aitäh sulle. Sa näed mu hinge ja ma näen sinu. Sa oled ilus. Armastan sind ja meid. Ja lihtsalt, et mu elus on selline sõbranna. Mul on neid veel, aga lihtsalt nagu, et sellised inimesed on minu elus, kes ja siis on nagu album meie fotoshootist. Me käisime Buduaari fotoshoodil eelmise aasta märtsis. Ma näitan mingeid pilte, mis on nagu avalikkuse silmadele. Ühesõnaga, et siin on nagu siis terve album meie piltidest. Et lihtsalt nagu nii ilus ja mulle nii meeldivad sellised nagu mõttega kingitused ja kuidas oskab panna sõnadesse mingeid tundeid, mõtteid, et lihtsalt olen väga tänulik ja väga ilusate inimestega ümbritsetud. Väike appreciation. Ja siin on liiga paljad pildid. Ja seda lõppu saan ka veel näidata. Et ühesõnaga sellise kingituse tegi ja mina kinkisin talle šokolaadikarbi. Ja siis ma käisin tal külas ja ma ei võtnud oma meigi asju kaasa ja olingi mingi, et ma kasutan sinu meigi asju. Ja siis ma nägin, et see on natuke kaos. Et see on nagu pisike kaos, mis tema meigisahtlis toimub ja I will change it. Et kingin talle mingeid tooteid, mis on mega soodsad, mida ise kasutan, mis endale täiega meeldivad. Plus ma sain Kaisa käest mingeid asju. Ma lähengi toon need asjad ka. Et ühesõnaga ma kingin talle mega meigi kiti, et ta saaks et ta saaks ennast meikida, et kui ma talle külla lähen, siis tal oleks meigi asju, millega mina saaksin ennast meikida. Kas see on väga halb? Ma arvan, et
ma arvan, et see on okei. Ühesõnaga, siis Notino kastist tellisin siis Lovely Peach Loose Powder. See lõhnabki ka nagu siuke virsikuliselt ja ma tellisin 2 tükki, sest mul endal hakkab ka otsa saama ja üks on siis mulle ja üks läheb Monsa kingikotti. Siis on siin Catrice'i Holiday Skin Bronze and Glow palett ehk siis bronzer ja highlighter. Siuke 2 ühes, hullult meeldib ja kuna nagu Monsa on nahatoonilt ka üsna sarnane minuga, siis ma tahaks arvata, et kõik need asjad sobivad talle ka. Eks ta siis saab proovida katsetada. Ja siis Catrice'i kreem bronzer. Et lihtsalt need tooted on ülisoodsad ja ülipüsivad ja toimivad väga hästi. Mina kasutan neid igapäevaselt, et mul ei ole mitte midagi ette heita nendele toodetele. Et siis miks mitte jagada seda ka rohkemate inimestega. Need ma siis tellisin sealt Notinost ja tellisin veel endale meigisvamme ka. Et iseenesest nagu täitsa okeid. Hästi odavad olid ka mingi 5 € 3 svammi. Ma nüüd pikemalt ei ole seda kasutanud. Mul lihtsalt oli see mure, et ma kasutasin ma ei saa nüüd öelda seda normaalselt. Browsi svamme mulle hullult meeldisid, aga need lähevad nagu nii ruttu, hästi rabedaks, kõvaks ja koledaks. Et ma pesen peale igat jumest, nagu peale igat meiki ma pesen seda käsna, aga ta läheb nii rabedaks ja koledaks. Et ma nüüd proovin neid, näis, et kas ma saan justkui nagu soodsama raha eest sama tulemuse ja siis lihtsalt neid tihedamini välja vahetada. Et sest mul ikkagi nagu, ma tellisin 3 tükki ja need läksid mul äkki 2 kuuga ära, et ma iga päev meigin ennast. Võib-olla see on normaalne, võib-olla ma vingun ilma asjata, aga jah, tundsin, et tahan mingit soodsamat alternatiivi. Nii, ja siis jätkame Monsa kingitusega. Monsa kingituse sisse läheb siis veel Sky High ripsmeduš, selle sain Kaisa käest. Nüüd järgmised asjad saingi Kaisa käest kõik, päris palju asju. Aitäh, Kaisa! Siis siin on üks Maybellini vinüülink, nimetatakse seda. Jah, vinüülink huulepulk, siukesed roosakamad, sest Monsale nagu sobivad roosakamad ja talle endale meeldib. Siis on üks liftergloss ja üks huulepliiats ka, et nad kõik nagu lähevad enam-vähem toonis nagu kokku oma vahel. Siis on üks puuder ja siis on üks mis ma ütlen selle kohta? No concealer, ühesõnaga, üks concealer. Siis mul olid endal sahtlis alles ühed Browsi need klõpsukad, mis ei jäta siis mingeid rante meikimise ajaks ja mul on üks see puudripati, millega sa siia alla paned, on ju. See läheb ka tema kingikotti. Ehk siis ta saab sellise nagu mega meigi kiti. Jumeka peab ikkagi endale ise ostma. Põsepuna ta otseselt ei kasutagi. Ma ei mäleta vähemasti, et ta kasutaks. Et siis nagu, ja noh, mingit nipet-näpet asju veel, aga ütleme, need olid need põhilised asjad, mis ma nägin nagu puudujääke tema meigi sahtlis ja nüüd asjad on tal olemas. Või noh, ta saab need asjad endale. This makes me very happy. Ja siis ma tellisin La Roche-Posay kätekreemi. Martin töötab igapäevaselt nööridega ja ta käib ronimas, ehk siis tal on käed on hästi rabedad ja see on ainuke kreem, mis tema käsi siis päriselt niisutab ja ma ise ka tunnen, et talvisel perioodil mul on käed hästi-hästi tundlikud, siis see toimib väga hästi. Nii, ja nüüd me jõuame viimase Notino kasti juurde. Ma ausõna lõpetan varsti selle heietamise. Kuidas ma mõtlesin sõna? See Notino kastitäis asju on siin tegelikult minu naistepäeva kingitus Martinilt. See ei ole tavapärane selline kingitus, lihtsalt igaks juhuks mainin, et üldiselt sellise kingitusi ma ei saa, aga ta on käinud palju komandeeringutes ja ma olen päris palju kodus nagu panustanud, et tema saaks komandeeringutes käia ja hoidnud nagu kõike siin kontrolli all ja siis ta tahtis mind hellitada ja mis mul saab selle vastu olla. Mul ei ole selle vastu mitte midagi, ma ütlen ausalt. Nii et mul oli näohooldustoodetega suht
pekkis, kõik asjad said korraga otsa, see on rahaliselt mega suur väljaminek ja mul on hetkel vaja raha hoida maikuus toimuva reisi jaoks. Seega ma olin mega stressis ja Martin oli lihtsalt mingi, mis sul vaja on ja paneme nimekirja ja ta tellis mulle ära asjad, mida ma tahtsin. Nii et me very happy. Ja ma siis tellisin, või õigemini Martin tellis mulle 3 toodet, mida ma siis varem ei ole kasutanud, lihtsalt sain soovituse. Tegelikult sain soovituse brändide osas, ühte brändi ma ise ka nagu, üks on siis La Roche-Posay, mida ma ise ka kasutan ja kuna mul on pigem tundlik näonahk, siis need peavad olema mingi ravitoimega või sellised nagu õrnale nahale nagu tooted. Ehk siis on siin La Roche-Posay siis näopesukeel või vaht, puhastuskeel, puhastab õrnalt nahka ja eemaldab mustuse ja liigse rasu. Ehk siis sellega ma tahaksin hakata oma näonahka ma arvan 1 kord päevas nagu õhtuti pesema peale meiki, et see nagu meik saaks korralikult ikka, et ma võtan nagu meigi eemalduskeeliga, aga siis pärast veel puhastan sellega ka, et nägu saaks päriselt korralikult puhtaks. Ehk siis selle võtsin. Siis on siin Kiehl's Ultra Facial Cleanser, mis siis peaks ka olema meigi eemaldamiseks okei. Kiehl's siis jälle soovitas mulle Kaisa. Nii et ja, sellega ma proovin siis võtta meiki ja thoroughly cleanse skin and remove makeup without over drying or stripping skin on its natural oils. Et nagu mul oligi probleem, et mul nahk kogu aeg ketendab ja ma peaksin midagi kasutama, mis nagu ei kuivata mu näonahka meeletult. Nii et ma hakkan seda siis proovima. Ja siis kõige viimaseks on siin Kiehl's Ultra Facial Cream, näokreem. Mul hakkasid näokreemid ka kõik otsa saama. Nii et anname sellele ka võimaluse ja vaatame, mis see teeb. Need tooted maksid mega palju, minu arvates mega palju. Ma olen ülitänulik, ma ei võta seda iseenesest mõistetavana, et Martin mulle sellise kingituse tegi. Aga selle tõttu on mul võrdlemisi kõrged ootused, et need tooted ka mind aitaksid. Vot, nii et siuke pikk haul ja jutuvestmine teile siia. Vaatame, mis meie tänane päev meile toob ja nädalavahetuse võtan teid ka veel kaasa. Aga meie nädal hakkab vaikselt lõpupoole liikuma. Nii et vaatame, kuidas läheb. Rubi, kus sina oled? Kus sina oled? Lähen natukeseks tööd tegema. Tule maha. Tule maha. Tule maha. Mida? Ja tege lintsi. Mul on mingi mega supervana tudukas, nagu see näeb välja väga räpan, aga tegelikult see on puhas. Lihtsalt ma olen sellega väga palju aastaid, 5 aastaid maganud. Anyways, see pole üldse oluline, miks ma siia tulin. Tulin siia lihtsalt väikest update'i tegema, et meil olid tegelikult täna õhtuks ka plaanid. Me pidime minema sõprade tütart hoidma, aga kuna ma olin natukene nagu eile tõbises seisundis, siis tõenäoliselt nemad said ka signaali, et võib-olla nagu ei ole kõige parem mõte, kuigi ma tunnen ennast jätkuvalt väga hästi. Ja nad said hoopis siis seal ühe vanaemadest hoidma ja läksid teidile. Anyways, ja siis me Martiniga lihtsalt, me jalutasime Rubiga pikemalt, vaatasime Laavis Blindi, tegime Rimi poes toidupoe tellimuse järgmise nädala nagu food prepiks. Ja nüüd mina hakkan oma uut näopesukeeli ja näokreemi katsetama. Meie homne date näeb välja selline, et me hommikul ärkame, rahulikult loeme raamatut. Ma mõtlesin pannkooke hommikul teha. Nagu lihtsalt siuke nädalavahetuse chill vibes. Ja siis me läheme kella 12-ks esimest korda elus kahekesti padelit mängima. Meil on eratreener ka, siis tund aega, kes meile trenni teeb. Et ma kraapisingi sealt raamatust, siis tuli välja, et tehke, broneerige või minge mingisse rühmatreeningusse, mida te pole kunagi kumbki varem teinud.
ja siis ma nagu mingid rühmatreeningud kuskil klubis ei tundunud mulle eriti atraktiivsed, kuivõrd see, et mul tegelikult oli padeli kinkekaart seesama treeneriga nagu tund aega ja me pole seal kumbki käinud ja me oleme sellest mõelnud. Nii et see tundus fun idee, et saaksin selle kinkekaardi ära kasutada ja siis, et me saaks Martiniga midagi esimest korda koos proovida. Nii et me läheme seda tegema ja peale seda ma tõenäoliselt viin meid sushit sööma, sest et ma tahan sushit ja ma saan selle ühildada meie date-day'ga. Et ma ka nagu mitte, et keegi loeb nagu me selles mõttes Martiniga ei pea arvet, kui palju kumbki rahaliselt panustab nendesse, aga ma lihtsalt tunnen, et džässipiletid ma sain töölt, padel on mul kinkekaart, et siis ma viiks vähemalt ta välja sööma. Siis ma viin ta sushit sööma, aga sushi on väga hea, meile väga meeldib sushi ja that's the plan. Ja siis me tõenäoliselt tahaks jõuda käia ühes sisustus poes. Ma ei tea, igal juhul meil on tulemas uus telekakapp ja Ruubi pesa peale tuleb üks täiendus ja siis tuleb kohvilaud ja meil on vaja siis nende kapi uste jaoks neid nuppusid minna ostma. Samasse poodi, kust me ostsime köögimööbile nuppe, me tahaksime neid, no need sangad, nupud, kus sa kinni võtad, kuidas ma nende kohta ütlen. Et neid tahame minna ostma ja siis meil on homme õhtul plaanis, me läheme sõprade sünnipäeva peole. Just. Ehk siis, ma rääkisin siin kõik ära, mis meid homme ees ootab. Ma ei tea, kas ma teiega homme jutustan, võib-olla lihtsalt tuleb siia emotsiooniklipid rohkem meie homsest päevast ja siis me näeme viimasel päeval. Getting drained, they settle for second best, scared to risk what the future might bring. What the future might bring. I hold my breath, waiting for someone to knock at my door, telling me there is more waiting for me. Whoa. If I love you. Martin, kas sa oled närvis? Ma ei tea, mida oodata. Kuidas see tundus palju lähema? Done before, or maybe I belong somewhere above the water. My lungs Ui, sul on. Oh, maha! time, my feet got blisters, maybe I belong. Kellel on uus mänguasi? Mis sul on? Mis sul on? If I love all the ways the world puts me to See lipiseb ta lammaste vahelt ära. embrace every fall, Hästi. learn to grow and keep myself tall. Would it hurt at all? I hold my breath, waiting for someone to knock at my door, telling me there is more waiting for me. Whoa. If I love you harder than I've ever done before, or maybe I belong somewhere above the world. Oi, me olime kõik selleks tunnistajad praegu. Joosep, mis sul valmib siin? Pitsa.
see on valge põhjaga. Valge põhjaga. Mozzarellaga. Mis sa sinna veel paned? Ma veel mõtlen. Mõtled? Sul on ainult 2 minutit, tead sa? Ma tean. Õnneks ma mõtlen käkku. Sul läheb väga kiireks. Kiired näpud. Harjunud stressiga. Nonii. I think I blisters, but maybe I belong if I love a little harder. Nothing ever felt as good or as easy as when we were young. Käes on pühapäev, selle vlogi nädala viimane päev. See vlog tuli oodatust palju pikem, kui ma arvasin. Et ühelt poolt ma mõtlesin, et see on selline tavapärane nädal, teiselt poolt see ei olnud üldse nagu tavapärane, nii palju asju muutus, mis algselt pidid olema ja siis järsku enam ei olnud, sest et mul tekkis väike tervise nagu siuke mure on ju keset nädalat, et aga see ei oleks mina, kui see nädal ei oleks täis nii palju mingisuguseid segaseid muutuvaid asjaolusid, sest et that's just my life, ma tunnen ja ma isiklikult olen sellega suhteliselt harjunud, et see on siuke kaootiline, et mingitel hetkedel ma tunnen, et ma olen harjunud ja siis järgmistel hetkedel see tekitab minus frustratsiooni. Siis ma püüan nagu kohale jääda ja lihtsalt kuidagi nagu alistuda ja leppida sellega. Ja mu sõbranna ka täna just kirjutas, et nagu, kuidas ta kirjutas mulle, et elu paneb jälle nagu proovile, et kuidas nagu, et jää kohale, alistu ja lihtsalt nagu, et usalda ja mine läbi ja siis ma olen mingi, et mulle ei meeldi, et sul on õigus, aga sul on õigus. Ja tänane hommik oli ka oodatust emotsionaalsem. Et meil oli eile oli siis mega äge teidipäev, padelis oli mega lahe, nagu see esimene kogemus seal, meil sattus treeneriks veel kunagine koolikaaslane, kes nagu teadis meid mõlemaid, sest me Martiniga käisime samas koolis. Ta oli siis Martini paralleelklassivend ja see oli lihtsalt veel omakorda kuidagi tegi selle kogemuse turvalisemaks, et see oli justkui natukene nagu mingil määral oma inimene, mitte täiesti võõras inimene. Et me olime nuubid, olgem ausad ja me naersime koos temaga meie üle, et see oli nagu väga tore. Mitte siis meie üle naerda, aga see kogemus seal oli väga tore. Ja ülejäänud päev õhtu ka oli eile väga hästi palju nagu tegi meile. Ja siis ühesõnaga, miks see puudutab seda, et ma täna hommikul emotsionaalne olin, on siis see, et ma sain oma esimese vigastuse ja mis siis nagu segab minu poolmaratoniks treenimist, et kõigepealt nädala keskel ma olin löödud sellest, et mul tervis natuke kehva oli. Tänaseks pole sellest enam halli haisugi, ainult silma peal väike lööve, aga selle jaoks ma käisin apteegis, ostsin veel ka ühe mingi silmakreemi, mida ma siis siia aeg-ajalt määrin ja püüan vähem meikida, aga et nagu vähemalt, et kui ma lähen siis nagu uksest välja, et siis ma panen alles siis meigi ja siis ma tulen koju ja siis võtan selle maha, et mitte võib-olla päev otsa meigiga olla. Homme on tööpäev ka, ma ei tea veel, kuidas see välja näeb, aga igatahes nii, ma lihtsalt ei suuda jõuda pointini. Ja mis juhtus, on siis ühesõnaga see, et ma juba eile õhtul tundsin, et mu parem jalg annab tunda. Niimoodi, et kui ma kanna peale astun, siis ta lööb äkkvalu sealt kannast siis nagu jalalaba sisekülje äärde. Ja see oli eile. Ma mõtlesin, et ma magan ära, et hommikuks on fine ja ei olnud. Et see oli täna hommikul ka väga tugevalt aktuaalne. Ma määrisin kadakakreemi, ma hoidsin külma sellel peal, olen nagu püüdnud sellele nüüd puhkust anda ja emotsionaalseks see lihtsalt teebki sellepärast, et mulle ei meeldi nagu mingid takistused. Ma saan aru, et need takistused tulevadki, et neid ületada, aga lihtsalt tekib mingi selline negatiivne sisekõne, et nüüd ma nagu umbes, et äkki teised arvavad, et ma mingi prokrastineerin või leian lihtsalt mingeid vabandusi, aga tegelikult see ei ole ju
lihtsalt vabandus, et mul on päriselt see jalg nagu valutab ja ma ei saa jooksus käia. Ja see teeb mind päris emotsionaalseks, et mul on vigastus juba 2. nädalal. Õnneks mu treener oskab selle üle isegi nalja teha ja mind naerma ajada, et nüüd 2 päeva annan siis sellele puhkust ja vaatame, kuidas läheb. Ja küll ma siis edasi treenin, et see ei jää mitte kuskile toppama, et ma saan endale nagu kinnitada ainult seda, et see ei tähenda praegu seda, et ma annan alla, vaid see lihtsalt on mingisugune tervislik väike tõrge ja ma tulen sellest välja, see läheb üle, see paraneb, ma pööran sellele tähelepanu, ma olen edaspidi targem ja just, et järelikult ma seal padeljas lihtsalt, ma ei tea, lollitasin, mängisin, ma ei pannud tähele, ma ei teinud võib-olla sooja ja astusin kuskil valesti ja oligi korras, et edaspidi olen targem. Ja teine teema, tänane siis päev, ma siia lõpuklipid panen ka sellest, kuidas mis me siis nagu täna veel teeme ülejäänud päeva, on see, et me läheme minu vanaema, minu ainukese vanavaneema juubelile, mis on väga rõõmus sündmus, aga see paratamatult lihtsalt paneb mind mõtlema sellele, et ongi mu ainukene, et mu mõlemad vanaisad on tänaseks lahkunud ja mu vanaema on tänaseks, siis isapoolne vanaema on lahkunud. Ja ma täna hommikul istutasin seda kollakas oranžikat orhideed. Selle kinkis mulle siis see vanaema, kelle juurde kelle juubelile ma täna lähen. Ja ma tegin teile klipi ka sellest lillat värvi orhideest, et see on nagu kingitud siis isapoolse vanaema poolt, keda täna enam ei ole. Ja need, ma ei tea, lihtsalt need lilladega tegelemine, kuidagi see nagu neid orhideesid vaadata ja et nad õitsevad ja nad on nii ilusad. Ja nad nagu räägivad mulle siis, mu mõlemad nagu vanaema on ju peegeldavad mulle, et hästi-hästi nagu ilus koht, aga lihtsalt teeb mind hästi emotsionaalseks. Ja samamoodi nagu YouTube'i tegemine, et ma lõpetan siin selle video natuke justkui kurval noodil, aga 2 aastat tagasi, varsti saab 2 aastat, kui siis minu isapoolne vanaema lahkus siit ilmast. Ja see oli nagu viimane tõuge või põhjus, miks mina alustasin üldse YouTube'iga. Ja see on see, miks kuidagi nagu, jah, ma ei ole olnud siin super nagu aktiivne, et iga kuu mingi 2-3 videot, aga ma ikkagi tulen siia tagasi, et isegi kui mul nagu, ma näen, et mul võib-olla ei ole super palju ressurssi selle jaoks, siis ja sõbrad ka küsivad, et oled sa kindel, on ju, et sa sinna panustad, aga ma ikka tahan kogu aeg siia panustada. Mulle meeldib see videoformaat, ma ei oska seda nagu teistmoodi sõnadesse panna. Mulle meeldib, et ma saan siin ennast rohkem väljendada. Mulle meeldib, et ma saan luua siia mälestusi, mida ma saan hiljem tagasi vaadata ja ma käingi neid tagasi vaatamas, mis siis, et mul on neid nii vähe, aga ma juba käin neid tagasi vaatamas, neid mälestusi. Ja ma kaalun ka nagu võib-olla endale üldse vlogimiskaamera osta ja nagu mul on lihtsalt hästi palju unistusi sellega seonduvalt ja nagu mõtteid, kuhu ma jõuda tahan. Ja ma loodan, et see sisu, mida mina siin nagu toodan ja mida ma teen, pakub ka teile mingisugust väärtust, et on siis selleks mõttekaaslane, on siis selleks lihtsalt mingisugune meelelahutus, on siis selleks mingisugune, ma ei tea, et sa saad minust inspiratsiooni midagi teha, siis see on nagu minu jaoks väga-väga suur võit, kui ma saan sellist väärtust siin luua. Nii et ma olen väga-väga tänulik iga ühele teist, kes te siia video lõppu olete jõudnud ja seda vaadanud ja üldse minu videoid vaatate ja kui te olete siin, siis ma tuletan ka meelde, ja konkreetselt palun, et te vajutaksite subscribe nuppu, sest see aitab mind edasi lähemale minu unistustele seoses selle platvormiga siin. Nii et aitäh sulle! Minu järgmine väljakutse on see, et see video kokku panna ja üles postitada. Ma loodan, et see juhtub väga-väga varsti. Ja siis näis, millal ma järgmise vlogi filmimiseni jõuan. Aga seniks olge tublid, palju armastust ja kevadet meie südamesse ja järgmise korrani. Tšau! It was a pleasure running away with you. We were just children acting like a dog. Palju